alati lubati meile peksa anda, aga tüdrukud tulid meiega kaasa ja alati hiljem. Kas sul on mõni inspireeriv lugu seotud otseselt ülikonna kandmisega? Mäletan, hakkasime nagu koos oma tädipojaga Henri Paresega koos nagu mingit stilistika ja riideasja ajama, sest meil mõlemad isad on meil mõlemad süksed. Ma arvan, et neil on tulnud riidehuvi mingist ajaloo huvist, nad on mõlemad mingid ajaloo fanatid natukene ja neile meeldib ka väikestesse mingitesse kitsastesse nišikäikudesse oma elus sukelduda ja uurida sealt mingeid lahedaid asju, eks ju. Ja ma arvan, et meil on mõlemalt tulnud isalt nagu see moe ja riide ajaloo huvi. Sellepärast, et minu riidehuvi on just nimelt ajalooga seotud ja mingid tehnilised ja praktilised aspektid, mis riietuse juures on, need huvitavad meid kõige rohkem. Aga me hakkasime, ma arvan, et süke 14, 15, 16 aastaselt nagu stilistika asju tegema, Sfääripoes toimetasime, müüsime riideid, eks ju, tegelesime inimestega, kellel meeldisid riided, kes tegid ise stilistikat, kes nagu Eesti selles valdkonnas olid, ma ei tea, siis mingid tegijad, eks ju, üritasime nendega nagu tutvust teha. Aga ma mäletan, siis oli, noore poisina sai pidudel käidud, aga me käisime ikka suhteliselt urgastes pidudes, eks ju, selles Von Kleini peomajas või peosaalis, mis on Nõmme keskuse all, see oli muidu süke urtsik, aga siis me alati otsustasime, et õige hetk on minna nagu süke läbra peole täis ülikondades. Alati lubati meile peksa anda, aga tüdrukud tulid meiega kaasa ja alati hiljem. Me olime viisakad, me ei olnud kunagi mingid ebameeldivad härrad. Me mängisime ilmselt mingid full karakterit, eks ju, noorena pidudele mindes täis ülikonnad selga, aga see toimis nagu, me saime inimestega alati läbi ja ma arvan, et see oli kihvt nagu, me jäime kindlasti paljudele meelde ka, kui natuke kaks kummalist mingit selli, vaata.